kell 9. Ootasime kella 10-ni, nii et olime tublid. Kell on 11:25 ja Maarja just teatas meile midagi. Mis sa, Maarja, meile rääkisid? No viimane. Kas te kujutate ette, me oleme 1,5 tundi Ja hommikul ei ole 11 tundi. ja juba viimane. Aga siin paistsid Maarja ja Erko napsid. Esirida on endiselt korralik, Viljar on siin ja Imre sõidab. Taga on juba pidu täis koos. Anna ja Jüri levitavad meile. Just move on up toward your destination. On kätte jõudnud teise päeva hommik. Siin on meie bussiseltskond. Praegu oleme väikses ummikus. Nii. Eesistme peale Viljar, kuidas enesetunne on? Fantastiline. Juhu, näete, meeleolu ei ole langenud. On jäänud ainult 233 kilomeetrit. Siin on bussijuht Eerik. Mis saab patt? Nii ja bussijuhtimisega. Läheme taha. Taga on Siim, Erko, tagaplaanil sõidab Maarja. Viimaseid uneraasukesi haaravad veel Anna ja Kadri, kuigi Kadri juba piirus. Ja seal on meie pesamuna Imre. Me ei ole veel kokkuleppele jõudnud, kes seda mäe peal turvama hakkab, et ta ikka elusalt sealt mäest alla jõuab. Nii, aga olgu. Well, there's only one kind. So hush not, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Maarja, kuidas esimene päev oli? Ma luusid lihased. Eerik, mis ütled sina esimese päeva lõpetuseks? Kuidas oli sinu esimene päev? Väga traumeeriv. Oi, esimesed natukene kõrvad valutavad, väga õige, sest me oleme väga suurtes kõrgustes. Erko, kuidas oli sinu esimene päev? Very good. Very good, väga hea. Ja Viljar? What was very good? Fantastiline, rohkem sõnu ei ole. Praegu, nii ootame siis. Superli. Jess, punkt mulle. Nii, Imre, kuidas sina? Kõik sedasti, mul ei midagi öelda. Imre veetis terve päeva kohvikus, mäele ei jõudnud. Siim võttis päikest. No? Päike, pilved, tuvi, super. Ja õlut Siimul veel on, sellepärast on ka tuju hea. Ja meie seltskonna viimane liige Hanna, kuidas läks su päev? Väga hästi. Ma loodan, et tervised tulevad veel paremad. Juhuu, väga tore. Teise päeva hommik. Oleme jõudnud bussipeatusesse. Ootajaid on juba üksjagu. Oi, ja esimene värske nägu teretab meid. Juhu, kuidas on enesetunne? Väga hea. Väsinud natuke, aga käib ka. Nii. Viljar Võsu. No magama. No vot, näete, hommik kell on 8, väsimus on veel õrnalt sees. Siin on laudur Eerik. Kuidas on enesetunne? Ei ole kiita. Hea. Imre sätib veel viimaseid asju taskutesse, võtab taskutest ettevalmistused, kuidas käivad? Väga hästi. Kõik on väga vaiksed. Hanna, äkki sina räägid meile täna rohkem? Ei räägi, väga. Kadri vehib juba noaga, pere tüli pooleli. Mis toimub? Millega Erko hakkama sai? Ma lõikan mütsidüsti ära kiiva. Issand, nii, pea maha. Ja Erko, kuidas sinu enestunne on? Väga hea. Olgu, väga tore. Buss tuleb, vaja minna, tšau! There
kätte jõudnud 4. päev. Poistel on täna 80. üritus. Ära alla poole filmi. Võta Viljar. Viljar. Ära tuleb. On 5. päeva hommik, oleme jõudnud Sõrsi. Enam nii erksad me ei ole. Maarja üritab saada natukene powerit muffinist. Loodame, et õnnestub nii. Eile treeningpäev oli väsitav. Täna annab tunda, kael on natuke kange. Sai hommikul kohe ravimid sisse võetud, üks kogus doos annus. Tänu treenerile. Treener ütles, et täna võime võtta vähegi kergemini. Kas arstiga on läbi räägitud need ravimid, et ega ei ole mingit dopingukahtlust? Dopingukahtlust testi eile tegime, kõigil olid positiivselt negatiivsed. Ehk siis kellelgi ei olnud midagi üleliiast. Ahah, väga hea, väga hea. Keelatud aineid õiges koguses. Jah, täpselt. Ja siit ma annaks edasi sõna tiimikaaslasele. Härra Vunts, kellel on tänaseks tekkinud huule peale mingi asi. See on veel teada, mille tagajärjel. Kurvist painutasin ja pain moka maha. Treener. Ei kommenteeri midagi. Hea küll, treeneril on midagi viga, järelikult on ikka mingid dopinguprobleemid. Kuidas tänane päev läheb? Hello! Nii, väga hea, väga tubli Viljar. Paljud varbad on praegu veel, aga noh. Suvi on käes. Sehr gut, sehr schön. Alles gut? Klar. Kuidas on sinu enesetunne? Täna on enesetunne erakordselt hea, sest esimene öö, kus sai magada väga hästi. Väga tore. Hea päev. Muffin hakkab lõppema. Me lähme mäele, tšau! Hva käib?
on kätte jõudnud viimase päeva hommik. Kell on 8:30 ja ootame bussi. Enesetunne väga hea. Ilm endiselt ilus. No, tüdrukud, kas teil on midagi lisata? Fantastiline. Ja buss juba tulebki. Aga kuidas läheb teiste? Hästi läheb. Hästi, väga hea. Eerik? Väga hästi läheb. Oi, veel paremini, jah. Kadri, Erko, Imre, kuidas on viimasel päeval enesetunne? Ei ole hea. Ja mitte keegi pole õnnetu, et on viimane päev või? Kuule, ma ei tea, kus ta on. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. Viimase päeva lõunapaus. Oleme Rendlis pargi juures ja vaatame etendust. Siin on sisse seatud meie väike laagriplätsike. Siin, nagu näha, ilm on väga soe. Poisid Maarja. Tahan tervitada. Ja. Tahan tervitada kõiki minu sõpru ja töökaaslasi ja lapsekesi. Ja kas kõiki teisi tuttavaid ka, kes sind ära tundsid? Väga hea. Nii, Maarja tervitused edastavad. Eerik samamoodi võtab väikest. Mina tervitan kõiki, kes mind ära tundsid ja neid, kes mind ka ära ei tundnud. Ja siis ma tahan eriliselt, tegelikult ma tahaks Limp Bizkitit ja soovi loona. Ja kui Limp Bizkitit ei ole, siis sobib ka Mati Nuude. Jaa, saab. Mati Nuudet on meil kindlasti. Tagaplaanil on Erko ja Kadri. Kuidas viimane päev möödub? Väike võtab. Ja. Kas on ikka sõidetud ka täna? Mul see hästi praegu sallastab, kui palju ma joon. On Viljar ja Imre. Söövad, täidavad kõhtu. Päikest nii palju ei võta, kui siin mõni teine mees. Aga joovad, söövad. Hanna on kuskile kadunud, kuid oodame, et ta tuleb tagasi. Vaatame, äkki on kuskil pargis. Vaata, Hanna läheb, vaata. I'm in the Milky Way. You want me down on Earth, but I am up in space. You're so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I don't care. I love it. I don't care. I love it. I love it. I don't care. I love it. I don't care. I love it. I love it. I don't care. Viimane päev lõppes natuke õnnetult Eeriku jaoks. Viimasel hüppel kukkus ta oma parema õla peale. Nüüd läksime arsti juurde, kus tehti 2 röntgenipilti, aga ma ei tea, aparaat oli vist mingi igivana, mis ei näidanud, kas on midagi viga või ei ole. Üks muldvana arstionu vaatas ka asja üle ja otsustas, et MRI uuring on vaja teha. Arvutame siin oma rahasid ja mõtleme, mille eest arvet maksta. Ja tegelikult saime juba väikse allahindluse ka, 200 eurot. Eerik tegi nutuse näo ja ütles, et raha ei ole. Tere hommikust! On viimane päev, sööme hommikusööki. Asjad on pakitud. Enam-vähem. Jah, ega muud ei olegi, kui et sööme. Keegi ei taha rääkida. Ja nii kui saab söödud, siis läheme ära. Viimased inimesed saavad võtta kaasa viimased võileivad endale. Nii, Maarja, siin on Eerik meil kannatanu. Koorib muna, näete, et tema läheb nii raskelt, aga keegi ei aita ka. On nii, jah? Päris siit on. Näete, muna koorimine läheb palju paremini 2 käega. Muna mõrvamine elab ennast välja. Veel Taani pastetti viimast. Võtsime käest ka. Kõik aitame. Nii, kuidas on siis? Kas on meel kurb ka? Ei. On. Õige vastus tuli siit poolt lauda. Juhuu! Nii. Pasteedi osas. Pasteedi osas on kõik korras. Edenem. Nii, seal otsas söövad Siim ja Imre. Oi, ka neile on pasteeti jätkunud. Väga tore.
noh, poisid, kuidas teil? Oli ka, ma ei saanud vastust. On kurb või ei ole? Ja Hanna! No? Neiu. See on suupasteeti täiesti, et sa räägid või? Mul on küll kahju ära minna. Tahaks näiteks nädal aega kodus riidid pesta ja siis natuke magada ja puhata ja siis tagasi tulla. Olemegi kokku pakitud ja valmis tagasisõiduks. Juhtus? Kurbus tuli. Kurbus. Hiljar on juba peatäie nutta lahistanud. Aga ei ole hullu, loodan, et see kurbus läheb üle. Natuke pead ära pidi, tahavad paistavad meie kandid, näed? Sealt poolt tuli. Tere hommikust, kell on 7 pühapäeva hommikul. Meie reis hakkab lõppema. Oleme jõudnud Riia lennujaama. Lepitame kõik Annale. Tšau, Anna! Oleme jõudnud Eestisse. Kätte jõudnud 8. märts, naistepäev. Meil, Maarja ja Simu sai Tallinna elust Villand. Nagu kuulete, oleme kõik haiged. Maarja veel köhib, minul on hääl ära. Ja tagaistme peal on kõige haigem reisikaaslane Siim. Ja näete, siin on abimees. Väga head lõõnad tulevad nokast. Siim nõuab Austriasse tagasi minekut. Ja see, mida haige laps tahab, seda haige laps peab saama. Hoia. Noh, tulete.